Täna Otepää vallavalitsuse ees toimunud meeleavaldusel läks päris sõnasõjaks. Pühajärve põhikooli kaitsma tulnud inimesed vaidlesid vallavolikogu esimehe Aivar Nigoliga. Ja me ei plaani mitte kooli sulgeda, vaid me plaanime Ära valeta meile Otepää vallal on üleval pidada 2 kooli, Otepää gümnaasium ning vallakeskusest 7-8 kilomeetri kaugusel tegutsev Pühajärve põhikool. Vallaisad leiavad, et see koolike raiskab vaid ressurssi ja tuleks kinni panna. Kooliperele ei mahu selline otsus aga sugugi pähe, sest Pühajärve koolis käib 90 õpilast, mis on maakooli kohta väga tubli number. Nii leitakse, et vallavalitsuse otsus kool sulgeda ei ole põhjendatud ja toob endaga kaasa külaelu hääbumise. Ma arvan, et mitte kõik, aga kui on ka see 10 peret, kes lahkub siit tänu sellele, et ei ole enam Pühajärve kooli, siis on see suur kaotus vallale. Meie näide Eesti Vabariigis, kui selline maakool, tugev, innovaatiline maakool, lapsesõbralik maakool kaob ka elu külast, mitte ei arene see, nagu me tahaksime seda väga ja me tahaksime väga olla toeks oma lastele. Vallamaja ees toimunud meeleavaldamist aknast vaadanud vallavanema Andres Visnapu sõnul on aga Pühajärve kooli sulgemise ettevalmistamine pikka aega kestnud protsess, mis tuleks nii ühel päeval ellu viia. Vallavanema sõnul hakkab aasta-aastalt koolis vähem lapsi käima ja lisaks on kooli ülalhoidmine liiga kulukas. Elu tuleb võtta pragmaatilisena. Ja kui Eestis hariduselu täna on suures ümberkorralduses, siis ma usun, see on näide ja märk sellest, et ka meie peame olema valmis selleks, et mitte ajale jalgu jääda. Ja selleks, et meie eesmärk on see, et lapsed saaksid paremat ja kvaliteetsemat haridust. Kell 3 algas vallavalitsuse istung, kuhu kogunes ka suur osa õues viibinud meeleavaldajatest. Volikogu ees küsimustele vastanud vallavanema ja seejärel ka mõne kooli sulgemise vastu olnud voliniku kõnede järgselt pandi otsus hääletamisele. Et panen otsuse eelnõu Otepää valla haridusasutuste ümberkorraldamine hääletamisele. Palun hääletada. Palun poolt. Volikogu enamuse poolthäältega võeti vastu otsus tulevast õppeaastast kool sulgeda. Ühe lapsevanema arvutist kõlas seepeale filmi Viimne reliikvia lühike helikatke. Koolipere ja lapsevanemad ei ole aga valla otsusega mingil juhul nõus ja seda nii ei jäta. Me loomulikult kaebame selle otsuse kohtusse ja läheme välja kas või Brüsselini ja me leiame seda, et inimestega nii ei tehta. Meie jaoks kõige kohutavam on see, et me oleme Eesti inimesed. Umbes 500 inimest on selle kooli ja selle küla ümber, kus see kool asub. See on 1/4 Otepää valla elanikest, keda täna ei kuulatud. Mina ütlen, Eesti demokraatia on ohus.